2 korral aastas seisavad autojuhid küsimuse ees, mis puudutab rehvivahetust. Kas mu rehvidel on piisavalt mustrit, millal vahetada rehve või kas vahetada naastrehvid lamellrehvide vastu? Meie otsustasime teie eest töö ära teha ning leida nendele küsimustele vastused. Autominutid toob teieni Alexela. Vaevalt keegi hetkel rehvivahetusele pingsalt mõtleb, sest väljas on veel mõnusalt soe sügisilm. Samas asjatundjad soovitavad rehvivahetusega juba praegu algust teha. Kui seisad valiku ees, kas talveperioodiks osta lamellid või naastrehvid, siis otsust aitab langetada oma sõidupiirkonna kiire analüüs. Kui meie põhiline sõit, mida me plaanime teha, on linnas ja ütleme linna vahel, siis minu soovitus selle koha pealt oleks kindlasti lamellrehv. Kui me sõidame maal, sõidame jäistel teedel, siis tasub kindlasti mõelda naastrehvi peale. Nagu paljud asjade puhul võivad ka valesti hoiustatud rehvid kiirelt rikneda. Risto Kivisiku sõnul ei tohi rehve hoida niiskes ruumis või otsese päikesevalguse käes. Tootjad müüvad seal kuni 2-3 aastat, 4 aastat vanu rehve. Edasimüüjad ise müüvad välja ka eeltavalt kuskil seal 3-4-5 aastat vanu rehve, mis tähendab seda, et need rehvid on kindlasti täiesti töökorrast. Üldine reegel võiks olla see, et kui rehvid tõesti on üle 10 aasta vanused, siis võiks ikkagi mõelda uute rehvide soetamise peal. Liikluses võib kohata mitmeid sõidukeid, mis kasutavad suvel talverehve, millelt on naelad eemaldatud. Kivisik sellist varianti kindlasti ei soovita, sest taoline rehv on liikluses ohtlik. Kui me vaatame kas või reaalselt tehtud testides pidurdusmaid, isegi siis, kui sul on talverehv, olgu see siis naastrehv või lamellrehv versus suvine rehv, ehk siis suverehv või siis kas või isegi all season rehv, siis need pidurdusmaad on tegelikult ikkagi kordades erinevad. Ja me kujutame ette, et kui suvel on kiirused suuremad, siis pidurdusmaad kordades erinevad. Siin ei ole vaja palju, et seda 1+1 kokku panna. Jooks korralike rehve on märkimisväärne väljaminek, mida tuleb mõne aasta tagant alati teha. Kasutatud rehvide ostmine võib tunduda mõistlik alternatiiv, kuid tegelikult kaasneb sellega suur risk. Meid hoiab tee peal ainult 4 peopesa suurust sükast kontaktpinda. Selge see, et kui me ostame uued rehvid, olgu nad siis tegelikult kallimad keskklassi rehvid või odavamad, et need on kindlasti etemad kui kasutatud rehvid. Kas või juba ainuüksi sellepärast, et sa ei tea kunagi, kus ja kuidas neid kasutatud rehve on kasutatud, hoitud, nii edasi, et kas nüüd osta kallimad rehvid, osta odavamad rehvid, kindlasti tasuks vaadata testi tulemusi, et kui me siin ikkagi räägime seal esipoolest, olgu nad siis premium rehvid, olgu nad keskklassi rehvid, et kindlasti leiab igaüks endale sobiva ja ütleme endale sobivas hinnaklassis ka, et lõppude lõpuks meie enda elu ja see ütleme 1-2 meetrit pidurdusmaad võib tegelikult päris palju määrata. Teeme selgeks mõned põhitõed, mis peaks autojuhtidel une pealt meeles olema. Esiteks, kuidas teha kindlaks, kas teie rehvil on piisavalt sügavuses mustrit selleks, et eelolev talveperiood üle elada. Seaduse kohaselt peab rehvi muster olema vähemalt 3 millimeetrit, soovituslikult isegi 5 millimeetrit. Ja see on küll koht, kust ei tasuks kokku hoida. Kuidas aga mõõta rehvi mustri sügavust käepäraste vahenditega? Selleks on teil vaja ainult 2 eurost münti. Valige välja rehvi kõige kulunum koht ning asetage münt soonde. Nii lihtne see ongi. Kui mustri sügavus ulatub mündi kuldsele alale või on sellega kohakuti, siis on mustrit piisavalt ja võite julgelt rehvid autole alla panna. Suurematel tootjatel on rehvil märgis, mille järgi on võimalik vaadata, kas rehv on liialt kulunud või sobib veel sõitmiseks. Näiteks Goodyeari puhul on selleks väike lumehelves. Kui seda pole enam rehvil näha, siis on aeg uued osta. Loodan, et saite oma küsimustele ammendavad vastused. No kui jäi midagi õhku, siis küsige Margi esindusest järele. Hinnake kriitiliselt oma rehvimustri kulumisastet ja vahetage rehvid õigeaegselt ära. Autominutid toob teieni Alexela.